Ega tänapäeval geoloogiline uurimistöö, eriti kui me räägime haruldastest muldmetallidest, ei käi nii, nagu me kujutaksime seda vanasti, et võtsid oma seljakoti ja vasara kätte ja läksid metsa vahele ja siis toksisid kive ja vaatasid, et näed, siin ongi haruldased muldmetallid. Igasugune uurimistöö tänapäeval, otsingu uurimistöö hakkab heast kodutööst, headest teadmistest. Tähelepanu, tegemist on teadusega. Tartu Ülikooli geoloogiaprofessor, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik Kalle Kirsimäe on pikki aastaid uurinud haruldasi muldmetalle, millest võiks tulevikus tõusta Eestile palju kasu, päris mitmes mõttes. Alustagem sellest, et haruldased muldmetallid pole üldsegi nii haruldased, kui nende nimi ütleb. Nende sisaldus tegelikult maakoores on päris kõrge ja kõvasti kõrgem kui paljudel teistel elementidel, kas või rääkides kulvast. Haruldased muldmetallid esinevad hajutatud ja kaasnevad teiste maavaradega. Eesti fenomeen või unikaalsus seisneb selles, et meil on märkimisväärsed fosforiidivarud. Ja fosforiit, mis koosneb põhiliselt mineraalist apatiit, kaltsiumfosfaadist, on tegelikult see maavara, kuhu haruldased muldmetallid kogunevad. Meie töö ongi seotud sellega, et selgitada, millistes sisaldustes on haruldased muldmetallid Eesti fosforiitides. Kas nad on jagunenud igal pool ühtlaselt või meil on seal teatud erinevused sees, millistes vormides ta on, millistes sisaldustes ja ka tegelikult natuke uurida seda, et piiluda seda, et kuidas neid sealt kätte saada. Need ebaühtlaselt laiali pillutatud haruldased muldmetallid on täiesti asendamatud näiteks mobiiltelefonides, tuulegeneraatorites, säästupirnides ja elektriautodes. Pea kõik haruldased muldmetallid tulevad meile Hiinast. Seepärast otsitakse kõikjal Euroopas neile alternatiivseid allikaid, nii ka Eestis. Kui me juba hakkame kaevandama, kui me hakkame juba näiteks põhimaavara, mis meie puhul oleks fosforiit, siis me peame vaatama, et mida veel kasulikku, väärtuslikku me saame sellest kätte. Ja nagu ei ole mõtet seda fosforiidis leiduvat haruldase muldmetalle pärast kuskile jäätmehunnikusse. Seda enam, et neil on väga suur väärtus. Väga paljud kaasmaalased muutuvad fosforiidi kaevandamise juttu kuuldes ärevaks. Kuid kas ärevuseks on tegelikult põhjust? Kui me vaatame täiesti igapäevaste maavarade kaevandamist, alates muidugi põhjavee pumpamisest, lõpetades kruusa, liiva, lumekiviga, lihtsalt oma alateadvuses juba me seisame selle vastu. Sama asi on ka fosforiidiga. Need ajaloolised põhjused fosforiidisõja tekkimiseks on tegelikult seotud natukene laiemate, palju üldisemate protsessidega ja kindlasti oli tolleaegne väga terav vastuseis seotud ka selle viisiga, kuidas tollal maavarast kaevandati. Mina võin kinnitada, et täna ei ole enam niisugune kaevandamine võimalik. Põhimõtteliselt ei ole võimalik. Selleks peab olema toetus, mitte ainult jällegi kohalikul külakogukonnal, mitte ainult valla, maakonna, vaid tegelikult me räägime ikka mastaapselt kogu Eesti ulatusest. Ilma selleta seda ellu viia ei ole võimalik. Need on alles eeltegevused selleks, et üleüldse hakata planeerima kaevandamist. Küsimusele, millal hakatakse Eestis kaevandama fosforiiti ja sellest tootma näiteks haruldase muldmetalle, ei ole võimalik. See on väga pikk protsess. Ent kui see aeg kunagi kätte jõuab, kas saame siis kõik väga-väga rikkaks? Ei, see ei tee meid rikkaks, ratsarikkaks, kui nii võib väljendada. Aga eks ta võib anda oma panuse, kui me seda oskame säästlikult ja mõistuspäraselt kaevandada ja töödelda.